Tere armsad teekaaslased, teeme kaardi lugemise mis nädalale? Päiksevarjutuse nädal. See tähendab endas väga suurt transformatsiooni. Ma isegi mõtlesin, et selle nädala nimetuseks võiks olla piip ja prillid. Sest et nali naljaks, aga see päiksevarjutus toimub sellises taevapiirkonnas, mida nimetatakse Ashleshaks, mis on siis tähendusega madu ehk mingisuguse väga suure vana mustri vabastamine ja sellel teemal on mul siis spetsiaalne video siin YouTube'i kanalil ka, kes ei ole veel näinud, saate vaadata. Ja selle nädala sõit tuleb uhke, sest et lisaks sellele suurele päiksevarjutuse voole oleme me ka sellises energiatsüklis, mis aitab meile tuua suurema pildi nägemise, mis lõpeb siis 13. augustil see energiatsükkel ja siis algab uus energiatsükkel, millest me räägime ka kohe lähemalt. Aga siis selle tohutult võimsa protsessi käigus, mis on päiksevarjutus 12. augusti õhtul Eestis osaliselt nähtav enne päikseloojangut, siis samal ajal on ju ka kuu loomine, mis tähendab seda, et kogu see päiksevarjutuse protsess, mis algab juba päevi, võib-olla juba sinu jaoks ongi juba alanud, suur vanade mustrite lammutamine seoses perekonnamustritega, esivanematega, manipulatsiooni, kontrolli ja hirmude teemades. Et see on tohutult võimas intuitsiooni ärkamise aeg ja miks madu nahka vahetab, sest ta ei mahu sinna vana naha sisse ära ja miks meie vabastame neid vanu mustreid on sellepärast, et see uus teadvuse seisund, kuhu me oleme kogu kollektiivse energiaga kutsutud, on palju avaram ja see on palju selgem, võib-olla mitte kohe, aga mingi aja jooksul väga palju selgem, mis meiega tegelikult toimub, et see on suur ülestõusuprotsess, valgustumisprotsess. Ja praegu selle nädala põhisõnumiks tulebki sisevaatlus, intuitsioon, meditatsioon, eneseolemuse jälgimine, informatsiooni saamine enda seest, oma tunnetuse, oma südametarkuse kuulamine, siiras ja aus tõe tunnistamine, vahetu viis saada vastuseid jumalikkuselt, terviklikkuselt, algallikalt. Pingutuse vabalt kuulata või vaadeldav kogemus, lõdvestunud olek on selle eelduseks, et me saaksime intuitsiooniga paremat kontakti ja südame tõde on alati positiivne, et seda tasub meelde jätta, et kui sa ei oska vahet teha, mis on hirmu hääl, mis on südame hääl, tunneta oma keha, mida sa tunned, kui sa midagi mõtled või otsustad või räägid, et kas sellega kaasneb hea tunne ja kui head tunnet ei ole, siis vaadata ka, mis siis tegelikult on parim, millega mul tõesti kaasneb kõige suurem rahu enda seest, et see on selline suur sisetransformatsiooni aeg, mis toob meile väga magusad viljad, aga selleks, et nendesse viljade korjamisse jõuda, on vaja kõigepealt julgeda. Ma julgen võtta rahuaega, eriti siin nendel pööripäeva päevadel, mitte rabistada, mitte otsustada väga kiirelt väga suuri otsuseid, vaid lasta lahti vaikselt, nagu vaikusesse tulla, enda sees rahusse tulla nende kohtadega, mis on toonud rahutust. Et see suur võti siin ongi hästi aus olemine, et ma olen endaga aus, mida ma tegelikult tunnen, et ma tunnistan enda tundeid, ma väljendan ausalt, mida ma tunnen, ma julgustan ennast vaatlema,
neid kohti, mis on aja ära elanud, et kui on sellised vastuolulised kohad, siis see näitab seda, et meie närvisüsteemis on mingisugune sündmus toimunud meiega varasemas elus, kus me oleme keelanud endale lähtuda enda parimast sisetundest, sest et see oli ellujäämiseks vajalik, et me alistume, allume kellegi teise korraldustele või kellegi teise kontrollile, selle asemel, et enda tõe järgi teha ja enda tõe järgi otsustada. Et selline aus vaatlus avab meie mitte lihtsalt siis selle kogemuse lahenduse, vaid tegelikult meie suured müstilised võimed, nii et siin võivad avalduda väga maagilisel moel. Väga turvaliselt, ma ütleksin niimoodi, sest see üleminek vanast uude toimub praegu rahulikult, et kui me rahulikult vaatleme neid kohti, siis need kohad ei pea nagu sinna survega suureks pusaks muutuma. Ja need maagilised võimed meis toovad palju suurema arusaamise turvatundest, et mul on turvaline ennast usaldada, mul on turvaline jääda endale truuks, mul on turvaline vaadelda neid kogemusi. Et see suur sündimise sügavik, kuhu tundub, et hirm meid kutsub, et uueks sündida selleks versiooniks iseendast, kes on nii ehe ja puhas ja samas ka haakumatu, mitte lihtsalt ehe selles suhtes, et ma tahan seda, vaid et ehedus oma kohalolus. Et ehedus ei tähenda ainult selle tunnistamist, mida ma tahan, vaid ehedus, tõeline ehedus on see, kes ma praegu olen kõikide oma kogemustega, kõikide oma veidrustega, kõikide oma tugevustega ja kõikide nende kohtadega, mida ma arvan, et võiksid olla teistmoodi, et see on selline taas lapseks saamine, ma ütleksin, et taas algaja meelde astumine oma kõrgemasse rõõmutundesse läbi selle, et ma võtan vastu selle koha endas, kes ei ole julgenud varasemalt väljendada ennast lõpuni tõeselt või lõpuni siiralt iseendana, see, kuidas ma praegu tunnen, et nii ongi. Ja siinjuures pannakse proovile meid. Et see päiksevarjutuse hetk võib panna proovile, et kas sa jääd endale truuks või ikkagi üritad teha seda vanamoodi käitumist, kus sa üritad ka siis teisi kanda, energeetiliselt päästa, vastutada teise inimese tunnete eest. See on selline vaimsete testide üles kerkimise aeg ja need vaimsed testid võivad tulla korraga, mitmed testid, mitte üks test, vaid mitmed teemad korraga ja see võib närvisüsteemi ajada täiesti pingesse, ütleme niimoodi, kui me ennast ei oska rahustada, sellepärast ma olen juba tükk aega rääkinud, et tegelege praktikatega, mis aitavad teil rahuneda, mis iganes kellegi jaoks siis sobilik on. Sest et eriti keerukatel perioodidel, eriti kui on tunne, et on nagu mitmed asjad üksteise otsas, siis nendes kohtades, just nendel õhtutel, kui on olnud nii väsitav ja nii räsitud olemine, ikkagi teha joogat, kas või 3 minutit, kas või ainult lapse asendid, kas või midagigi, võib olla elu muutev, sest selles väikses pausis hakkab toimuma tohutu muutus. Et ole tähelepanelik, mis su elus läheb paremaks, isegi kui kõik asjad ei ole nii, nagu tahaks või isegi miski ei ole veel nii, nagu tahaks, siis midagi on, mis on läinud vähemalt natukene paremaks, et hakka tähele panema seda, kus on natukenegi selgem, kas või mingi teema, mis sind huvitab, kutsub, tahad midagi õppida, arendada, kasvatada, tuua
teadlikkusse mingisugust oskust, võib praegusel hetkel olla väga kiire muutuse vundamendi koht. Ja seda vundamenti me loome mitte siis mõistusega üritades panna neid klotse, iga klots õigele kohale, vaid tõusta jälle ja jälle oma vibratsioonis natukenegi kõrgemale, et näha natukenegi suuremat pilti, et ma ei vaata seda olukorda lihtsalt seda, et mis siin toimub, vaid ma vaatan, kes ma olen tegelikult, kes on see, kes seda kogemust vaatleb, kes on see, kes kardab, kes on see, kes hoiab millestki kinni, kas see, kes millestki üritab kinni hoida, on see, kes seda vaatleb või on need kaks erinevat tegelast minu sees. Ja mitte ma ei suuna meid lõhestatusesse, vaid astuma järjest nagu samm tagasi, et lasta need nii-öelda probleemsed detailid algallika kätesse lahendada, sest et armastus teab, kuidas olukordi lahendada, elu teab, kuidas olukordi lahendada. Küsimus on selles, kas me usaldame ennast nii palju, et kui minus on enesekindlus öelda, et armastus aitab mind, siis ma luban endal tulla kas või sellesse lootuse kiirekesekesegi tundesse. Või ma raiun edasi, et ma pean ise kõigega hakkama saama ja elu karistab mind ja mul on keeruline. Kõik sellised nagu individuaalselt Jumala töö enda selga võtmised muutuvad ühel hetkel nii raskeks, et me ei jõua seda enam teha. Elu surub meid põlvili ja selles põlvili surumise kohas on alati juurdepääs, sissepääs eduvoole, armastusele ja küllusele. Et iga koht, mis toob suure muudatuse, avab meie sees suure laeka. Ja nende kõikide inimlike kogemuste brändiks, kuhu meid siis on kutsutud, on tõusma terviklikkuse teadvusesse, tõusma oma ülestõusu teekonnal kõrgemale tasandile. Kristuse valgus tähendab tegelikult terviklikkust, üks olemist, lähtudes oma tegudest, elutarkusest ja armastavast kaastundest. Ei muutu me mitte pehmoks ja ei lase teistel nagu jalamatina endast üle oma porisse jalgadega kõndida, vaid need on need kohad, kus me õpime armastavalt seadma piire, astuma kõrvale, kui piire ei austata ja minema siis mingit muud teed, mitte jääda ootama, vaid näha igat sellist muutumatut, mitte austavat kohta kui ümbersuunamist. Ja see ongi enesekindluse üks selline põhiline võti, et mitte see, et ma mitte kunagi ei kuku, vaid ma tõusen jälle püsti ja lähen ikkagi edasi enda kõrgemat teed. Enda teed, seda teed, mida mul on praegu tunne kõige rohkem käia või olla või ehitada või kuhu lõdvestuda. Sellised on siis selle nädala põhisõnumid. Kuni 12. augusti õhtuni on siis meil kahanev kuu ehk siis selline kõige selle üleskerkimine, mis peab vabanema selleks, et me näeksime seda suuremat pilti, see võib olla ka selliste suuremate väljakutsetena, vastupanutunnetena, püha pahakspanu Jumala suhtes võib ka üles kerkida, et miks mina ja jälle mina ja palju võib ja kaua ma pean seda tralli siin tegema. Et kõik need kohad õpetavad meile valima neutraalsust. Ja neutraalsus ei tähenda seda, et ma muutun külmaks kalgiks ja kaon kuhugi nurka peitu, vaid neutraalsus tähendab seda, et ma vaatlen asju nii, nagu need on ja ma vaatlen ka ennast ja enda võimalusi, et mis praegu on võimalik selle kõige suure portsu ja selle kõikide lugude hunniku otsas. Mul on võimalik tõusta oma teadvuses nii kõrgele, et ma näen, et ahaa, vot seda ongi praegu siis inimkonnal vaja, et keegi laseks nendest lugudega möllamisest ja neile vastu hakkamisest lahti. Okei,
ma võin seda teha, sest et ma oskan seda, ma suudan seda. Et neutraalsus aitab meil näha suuremalt ja näha olukordade vajalikkust ja näha ka uusi võimalikkusi. Ja kes veel kahtleb, siis siin tuleb Kaariku kaart, mis räägib sellest, et ükskõik mida sa praegusel hetkel tunned või koged, iga tunne viib sind õiges suunas, sest et iga kogemus on alati valguse teenistuses, ka pimedus, teadmatus ja hirm on valguse teenistuses. Ja mida rohkem me seda tunnistame ja tunnetame ja saame aru, et elu ei ole meile vastu, vaid iga kogemus teenib meid ja õppides aktsepteerima ja järjest kiiremini aktsepteerima olukordi nii, nagu need on, seda suuremas võiduvoos me liigume, sest iga olukord on meile tulnud tooma midagi kasulikku. Aga vaatame siis päevade kaupa energiat ülevaadet nüüd lähemalt. Nagu ma ütlesin, siis kuni 10. kuni 14. augustini ehk siis 13. augustil lõpeb, niimoodi on õige öelda, 13. augustil lõpeb energiatsükkel, mis toob meile tervendava visiooni ja need nägemused või arusaamised meie terviklikkuse olemuse kohta saavad meile nähtavamaks. Ja tegemist on siis ka eelviimase energiatsükliga selles 9-kuulises sünnitsüklis, nii et järgmine energiatsükkel, mis algab, on viimane sünnitsükli lühitsükkel. 9-kuuline tsükkel koosneb 13-päevastest tsüklitest, 13 on väga maagiline, väga püha, väga väekas number, sellepärast see kunagi siis ümber tehti, et inimesed liiga palju seda ei kasutaks ja ei usuks sellesse, et 13 on tegelikult naisenergia võimas sümbol, kuna näiteks aastaringis on ka 13 kuutsüklit. Selle päeva selline kõrgem kutse meile on tunnistada, et vahel meile on kõige parem teha seda, et me ei tee midagi, vaid hoiame ruumi selle jaoks, et kõik saab sündida. Et see on hästi naisenergias kutse olla hästi loodusega üks olemise tundes, olla enda otsustes ja valikutes ennast toetav. Mida see tähendab? See tähendab seda, et minu sisekõne või sisedialoog iseendaga oleks sõbralik, kaastundlik, armastav ja pööratud sellesse kogemusse, et ma külvan valguse seemneid, et minu jaoks laheneb kõik suurepäraselt. Minu jaoks läheb kõik väga hästi. Et hoida seda ruumi, nii nagu kui me paneme peenrasse seemneid, siis me teeme sinna sellise ruumi, kuhu see seeme saab sukelduda. Ja niisamuti saame meie oma teadvuses õppida hoidma seda rahuruumi, isegi kui ei ole rahu. Isegi kui on rahutus, siis teadvustada, aga rahu on ka. Et need mõlemad duaalsused on meis korraga. Et selle päeva energia võib olla selline ärevust toov, sest et meie mõte tahab otsida seda vastust või mingisugust juba seda kergenduse ohet leida enda sees. Et seda tuua endasse, siis usalda hästi voogu, et mis on see järgmine rahulik kogemus, mida ma saan endale pakkuda. Kas ma loen midagi, kas ma vaatan midagi, kas ma olen looduses. Et ma kogu aeg nagu pakun endale seda ruumi, mida ma tahan, kuhu ma tahan, et see info tuleks. Et sellise paanilise otsimise asemel, et ma pean seda leidma, selle asemel võiks olla see, et ma lasen elule endale juhatada kõik, mida mul on vaja taibata. Elu juhatab mulle, võib-olla vaatad mingit seriaali või mingit filmi, seal tuleb mingi lause või mingisugune viide järgmisele infoallikale, et meid juhatatakse hästi maagilisel moel, et selle päeva sõnum ongi see, et ära oota selliseid üks-ühele koheseid vastuseid, vaid jälgi märke,
jälgi oma unenägusid, jälgi seda, kui sinus on rahutus, siis järelikult see rahutus on märkuanne selle kohta, et kohe on midagi väga huvitavat ennast ilmutamas, et see rahutus ei, kuigi me inimestena sageli tõlgendame seda, et mul on ärevus ja tegelikult võib-olla su kõrgem tarkus annab sulle ette juba märku, et midagi põnevat, midagi väga lahedat on nüüd ilmutumas. Et siis ära hoia ennast tagasi, kui sa tahad midagi vaadata, kogeda, lugeda, kuhugi minna, et anna endale seda aega ja ruumi, et seda maagilist voogu vastu võtta, et ole avatud, just nimelt see avatud olek. Et ära suru ennast kasti, et nii, nüüd ma pean siit raamatust selle vastuse leidma või ma pean nüüd selle inimesega rääkides selle vastuseni jõudma, et see ei ole sellise voo päev, et see voo kutsub sind julgelt avarduma, vaatlema, et vastused ja teadmised ja arusaamised võivad tulla 1000 eri moodi, ei pea alati tulema visioonina, ei pea alati tulema, ei pea tulema sellisel viisil, nagu senini on tulnud. Ja muidugi väga hea mõte on ka võtta täielikku rahu ja sellist sisemise vaikuse pausi. Isegi ei pea midagi küsima. Et lähed ilma küsimuseta sellesse rahusse ja las ilmutub see, mis ilmutuda tahab, kui tahab. Ja kui ei taha, siis ei ole vaja. Et selline suhtumine võib ka väga maagilisel moel aidata avaneda midagi, mida ma ei ole osanud isegi küsida. Et elu näita mulle, mida mul on vaja näha, mida ma võib-olla isegi ei ole osanud küsida. Et see võib olla väga hea taotlus selleks päevaks. 11. august. 11. august on kehatasandi ja kõrgema visiooni kokkutoomine või kokkukõlamine, mis tähendab seda, et sellel päeval sa võid tunnetada oma kehas, et midagi nüüd tahab nähtavale tulla, midagi mu keha tahab mulle öelda. See võib olla mingi meeleolu või väsimus või just vastupidi tahaks tegutseda. Et siin on vaja hästi nagu rahulikult, samm-sammult, hästi arukalt oma kehaga suhelda. Et mitte lihtsalt, mul on paha olla, ma võtan seda tabletti, vaid see koht, et oota, ma nüüd tunnetan, mida ma tunnen, mis mu keha tahab mulle praegu öelda, mida mu keha vajab, võib-olla ta tahab mingisugust järjepidevust, et müntide mast tähistab maaenergiat ja maaenergia on selline, mis vajab järjekindlust ja aega ja praktikat ja sellist kultiveerimist, ütleme siis niimoodi. Et see võib jällegi tuua sellise mingi hirm võib tulla ka näiteks kehaga seoses üles, ma kardan, mis mu kehas on, siis see on väga hea päev, et otsustada, et ma elan täiuslikus tervises nii füüsilisel, vaimsel, emotsionaalsel, hingelisel tasandil, et mina otsustan, et ma olen terve ja terviklik ja ma valin lasta minna kõikidel nendel blokeeringutel, mõtetel, otsustel, mis on hoidnud mind tagasi sellisest eluvoost, mida ma elada tahan. Et see terviklikkusega kokkukõlamine läbi keha võib olla ka see, et mitte su füüsilisel kehal on midagi, vaid et su hinge tasandil on mingisugune jutt sulle rääkida, et su hing väljendab ennast läbi keha, et näiteks mingisugune valu, mingisugune pinge on seotud hoopis mingisuguse muu teemaga. Näiteks jalad valutavad või jalgades on selline pinge, tahab näiteks su keha sulle öelda seda, et sa ei ole julgenud astuda neid järgmisi samme, mida elu on palunud, et sa astuksid. Tühistame, me ei pea muidugi valudega tegelema, see võib olla ka lihtsalt mingi tunne, mingi
mis tunne see võib olla? Võib-olla väsimuse tunne võib olla mingis kehapiirkonnas märguandeks selle kohta, et keha kutsub sind rohkem endaga suhtlema, et sa saaksid jällegi sellisel maagilisel viisil enda seest midagi olulist teada. Ja kuna keha on otsene algallika kingitus, otsene algallika väljendus, siis suheldes kehaga suhtled sa tegelikult kogu universumiga ja võib-olla see ebamugavus või raskus, mida sa oled tajunud või tundnud, on seotud mingi teemaga, mis tahabki praegusel hetkel lahendamist, nii et õpid nägema seda sidusust, kuidas kõik on omavahel seotud, et su meeleolud ja su kehatunnetused ja su elu voolamine, et need on kõik nagu üks ja seesama, mitte nagu, vaid need ongi üks ja seesama, sest me oleme kõik üks, me oleme kõik omavahel ühenduses. Ja sellesse ühenduse kogemisse sageli me tuleme läbi selle, et ma ei tea, mis minuga on, kahtlus, ma ei näe, ma ei saa aru, aga kehas on mingi tunne, et siis tunnetada, et mida see tunne mulle meelde tuletab. Ja mida ma saan praegusel hetkel endale pakkuda, et ma tunneksin selles kohas ennast paremini. Et ma nagu väikeste sammudega, nagu see müntide kuningas siin meile õpetas, et väiksed järjekindlad sammud viivad kohale, et ma väikeste sammudega aitan ennast, et kahtlus iseendas näitab seda, et närvisüsteemis on mingisugune teema üleval olnud ja kuna siin on just see päiksevarjutuse periood meil praegu tulemas, siis see teema võib olla seotud just sellega, et äkki ma olen üritanud asju teha nii, nagu mu vanemad tegid, aga see ei ole enam minuga ühenduses. Et päiksevarjutus toimub mitte siis lääne astroloogia kohaselt, vaid ma vaatan seda, mis päriselt taevas toimub ehk veedalikku astroloogiat. Ja veedaliku astroloogia kohaselt toimub päiksevarjutus vähitähtkujus, Asleshas, vähitähtkuju 4. pada, 4. piirkonnas siis, mis on hästi seotud just sügava transformatsiooniga, sügava muutusega. Ja see ei ole lihtsalt, et homme hommikust ei joo kohvi või joonud iga päev 2 liitrit vett, vaid see muutus on nii sügav, see võib olla DNA tasandil tõesti ülivõimas sügav protsess, mis praegusel hetkel toimub. Ja see võib üles tuua selle, et mul on hirm, ma kardan, ma ei tunne ennast praegu turvaliselt. Et siis on väga kasulik küsida enda kõrgemalt minalt, palun mulle tööriistu selle kogemusega hakkama saamiseks. Ja võimalik, et nii mõnelgi inimesel avaneb näiteks selgelt nägemine, selgelt teadmine, midagi avaneb, sest et kõrgem mina alati aitab meid ja armastus alati aitab meid. Et see vana turvatunde haav on võinud meile öelda, et see, mida mina arvan, et sa ei loe, enda eest seismine ei ole turvaline, tugevamad otsustavad minu eest, piiride seadmine võib tuua karistuse või eemaldamise. Et see on selline võimalik, et nii mõnegi jaoks just see koht, kus me tunneme, et senimoodi toimimine enam ei tööta, et ma pean seadma mingid selged otsused, kuidas minu elu nüüd läheb, nii et mina ise tunnen ennast hästi. Ja siinjuures aitab siis arusaamine, et minu piirid ja valikud on pühad. Minu vajadused ei vaja tõestamist, minus on vägi, mul on õigus seista oma tõe ja piiride eest. Ja kui tunnen, mul on täielik õigus puhata, võtta aeg maha, võtta aeg iseendale ja olla iseenda Buda olemuses kohal, olla kohalolus enda Buda olemuses.
12 august, päiksevarjutuse päev. Saate siis seda päiksevarjutuse teemade sügavamat videot vaadata siit mu kanalilt. Me ei hakka seda kõike siin ümber rääkima. Selle päeva energiat tuleb toetama Fatima, kes räägib meile selgelt sellest, et kõikide meie algolemus on armastus, valgus, Buda olemus. Ja mida tänulikum ma olen kõigele, mis on olnud, kõigele, mis on ja kõigele, mis saab olema, seda kiiremini ma ületan selle hirmusilla. Hirm ütleb, et nende närvisüsteemi nagu posttraumaatilise stressi tõttu võib öelda närvisüsteem, et need asjad, mis on vanasti läinud halvasti ja valesti, et ega see siis tulevikus ka teisiti ei lähe. Aga kõrgem olemus ütleb, et tõsta oma sagedust ja sa näed, et läheb küll teisiti. See on sageduse küsimus. Me tuleme madalamast sagedusest, kus olid meie esivanemad ja nende raskused, nende lood, nende traumad. Aga me liigume sellest välja, me liigume sellest edasi. Et see võib olla tohutult suur murrang, mis nendel päevadel siin toimub ja 12 august võib olla selle murrangu meeletult võimas kulminatsiooni koht või käivituse koht, selline katalüsaator. Ma väga soovitan sellel päeval võtta asju hästi rahulikult. Kui vähegi võimalik vältida igasuguseid ringi sebimisi, ringi sõitmisi, olla rohkem vaikuses, looduses, mitte teha olulisi otsuseid sellel päeval. Panna tähele, et millal ma lasen oma elus minna, et mis need minu hoiakud, minu käitumismustrid on. Et usalda, et kõik, mis varjutuse piirkonnas üles kergib, kõik terveneb, et see ei ole selleks, et sind nüüd lükatigi kuskile musta auku, vaid et läbi selle transformatsiooni sa tõused tugevamana kui kunagi varem. Et see on südamest see tulekupühitsus, et sa tuled enda kesksesse energiasse, enda südame energiasse. Et sa hoiad ennast, enda valgust, hoiad enda armastust, enda olemust, enda sisemist last, enda vajadusi, soove, enda energia kvaliteeti ise ja sa aitad sellel tõusta läbi rõõmu. Ja rõõm ei pea olema see, et mul on nii tore, hüppan üles-alla, vaid rõõm võib olla ka see, et praegu on rahulik, praegu mul on turvaline, ma olen õnnelik ja tänulik, et praegu mul on rahulik ja mul on turvaline. Et selliselt harjutada enda närvisüsteemi taastuma, endaga kooskõlastuma. Ja see on selline periood, et ära oota suuri vilju kohe, vaid see on see aeg, kus sa panustad enda usuga, armastuse jõusse, uutele kogemustele, annad jõudu, et see on selline noorkuu aeg ka, et ei ole vaja oodata, et nii nüüd näiteks kui kevad on käes, et peenramaa on üles küntud, nüüd ma hakkan siis vilju ootama, vaid see, et see on seemnete külvamise aeg, et praegu me oleme sellises väga suures transformatsiooniprotsessis, kus elu õpetab meile järjest, et kes me tegelikult ise oleme. Et panusta sellesse. Panustamine tähendab seda, et ma võtan aega, et seda tunnetada. Ja ma ei oota kohe, et ma pean tegema suuri tegusid ja missuguseid tulevärke korraldama, sest nüüd ma tean, kes ma olen. Vaid see, et ma saan endaga järjest rohkem tuttavaks. Ma saan aru, kui maagiline ja vägev ja lahe ma olen. Aga see ei tähenda seda, et see peaks kohe vilju kandma, vaid see on see, et ma harjun sellega, et ma ei pea enam see vanamoodi väike olema, nagu ma ütlesin, siis issand kui võimas. Uskumatu või mis on ikka uskumatult, on usutav. Just tahtsin öelda, et see päiksevarjutus toimub ju Aslesha
taeva piirkonnas, mis tähendab madu. Ja palun, mis kaart meile tuleb selle jutu peale. On aeg vana nahk maha ajada. Et nii nagu loomad, kes vahetavad nahka, näiteks krabid. Et kui ma Maldiividel olin kunagi, siis ma olin nagu hästi ilusas siukses kabanjas üle ookeani täiskuule vaade öösiti ja nii edasi. Siis see, mis mind alguses natuke ehmatas, oli see, et õhtuti ronisid krabid üles mööda seda, mis need on nüüd, toend, sambad. Ja tulid siis minu terrassile ja muidugi, kuna mul olid uksed lahti, sest mulle meeldis olla täielikus ookeani energias, siis nad ronisid ka mulle tuppa ja see vahetevahel ehmatas, kui mingi krabi tuli. Ja siis ma hakkasin uurima, et mis need krabid sinna tuppa ronivad, et neil on nagu nii palju saari, neil on nii palju ookeani, no miks nad peavad nagu minu tuppa praegu tulema? Ja siis tuli välja, et krabikesed, kui nad vahetavad oma vana naha, jäävad maha selle kooriku, annavad ära. Nad on nii õrnad ja nad tunnevad ennast nii kaitsetuna ja siis nad tahaksid kuskile niimoodi vaikselt peitu minna, et kes neile kuidagi liiga ei tee. Et see võib tekitada meis ka tunde, see suur transformatsiooniprotsess, et kuulge, ma olen nii õrn, et ma ei taha praegu kellegagi rääkida. Ma ei tea, kuidagi väga imelik on olla, kõik on nii uus, ma ei saa aru praegu veel päris täpselt, mis toimub. Et ära siis sellest lase ennast ehmatada, et see on okei. See on okei, kui sa tahad rohkem olla omaette ja sa tahad rohkem viibida keskkonnas või nende inimestega, kellega sa tunned, et sul on tõesti turvaline. Et praegu ei pea nagu õudselt suure hooga taga ajama oma visioonikaarti täitma, ma tahan seda elu luua. Sest me oleme praegu 9-kuulise sünnitsükli lõpus. Praegu on taipamiste korjamine, mõistmiste arusaamine, suurema pildi nägemine on praegu oluline ja tead, õige info tuleb sul õigel hetkel, et sa ei jää millestki ilma, isegi kui sa seal oma kookonis oled. Usu mind, küll elu oskab sind suunata õigesse videosse, õigesse kogemusse, õigesse taipamisse, mida sul täpselt õigel hetkel vaja on. Et hoia usku oma unistuste täitumisse, mis sellest, kui need kohe ei ole täitunud. See ettevalmistus, mis sinuga toimub, see transformatsioon on transformatsioon selleks, et kui see unistus täitub, siis oskad selles kogemuses ka olla ja seda kogemust hoida. Selline väikse varjutuse. 13. august. 13. august on siis suure visiooni toomise, suure tervendava visiooni toomise viimane päev. Sellel päeval võib olla selline, okei, nüüd ma saan aru, kuhu elu tahtis mind pilguga suunata. Et suure tõenäosusega, mida me võime sellel päeval tajuda, on see, et aga mul on nii kahju, et asjad ei läinud teisiti. Mul on nii kahju, et ei läinud nii, nagu mina alguses mõtlesin. Et see võib-olla esimene tunne on see pettumuse tunne. Et no ma nii proovisin, ma nii tahtsin, ma nii soovisin, ma nii omast arust tegin kõik kõige paremal moel. Aga sellepärast, et see, mida sa soovisid, oli liiga väike. Et kui sa lased lahti selle, et ei ole õnnestunud, näed, ei tulnud välja, ma nii tahtsin, ma nii proovisin, kui sellest mentaliteedist, sellest puudusest välja tulla ja pöörata pilk sellesse, aga mida mu hing siis tegelikult soovib, mida mu hing on kutsutud tegelikult väljendama, tegelikult olema, et ma usaldan. Et kui nii ei läinud, nagu mina tahtsin, siis järelikult on mingi palju suurem plaan praegusel hetkel lahti rullumas. Siis selle suhtumisega võib tulla väga võimas ja väga, ma ütleksin, põhja panev taipamine. Ülisuur mõistmine või vähemalt järgmine samm selle suure mõistmise nägemises. Et see on selline
tunnete tundmise päev. Tunnen kõiki oma tundeid, kõike, mida ma tunnen, kõik, mida ma luban endal läbi tunda ja tunnete alla vaadata, kes seda tunneb. Otsustada, mida ma tegelikult soovin tunda, siis see on suur tervendus. Aga see päiksevarjutuse energia võib veel tuua üles seda tunnet, et kõik oli vanasti nagu valesti. Et see, et midagi on valesti läinud, on ainuke asi, mis on valesti läinud, et sa nii arvad. Sest et niipea, kui sa aktsepteerid olukorda, siis sa oled koheselt tagasi enda mees- ja naisenergia tasakaalus. Ja sinu hingel on sulle mingisugune väga palju avaram nägemus tuua, kui see, mida sa senini arvasid, et sa üleüldse võiksidki soovida. Et see suure kogemuse vastuvõtmine nõuab meilt siirust. Et jah, tegelikult, kui ma nüüd päris lõpuni, nagu sinna päris lõpuni aus olen, siis jah, tegelikult ma arvan, et jah, võis küll midagi sellist olla. Et see avamine, enda südame, õie avamine sellele kõrgemale visioonile võib egomeelele tunduda liiga suur, liiga ilus, liiga võimas, liiga. Aga see on kõik märguandeks selle kohta, et lõdvestu rohkem, et rahune maha. Vaata enda sisse ausalt ja siis sa näed, mis võimas looja sa tegelikult oled. Vaata, väga võimas looja. Mitte natuke võimas looja, mitte natuke ja mingite asjade looja, vaid kõige looja, mis su elus on. Et see on selline äratus, veiki, see koht. Jah, egol muidugi ei meeldi. Ego oleks tahtnud, et ma saavutan selle, mida ma tahan saavutada, siis ma olen kohal. Aga hing ütles, et kuule, siis sa ju läheksid igavusest krimpsu. Teeme ikka huvitavama selle loo, selle kogemuse, selle elu teeme ikkagi põnevama. Ja seda põnevust jätkub, sest et 14. august algab meil uus 13-päevaline energiatsükkel, mis ütleb, et nüüd on aeg särada iseenda valgusena ja olla tänulik kõigele sellele, mis on meid raputanud, soputanud, loputanud, väänanud, pressinud, survestanud. Sest et see kõik on olnud sinu teemanti lihvimiseks vajalik. Ja seda teemanti lihvimist tuleb meid toetama, julgus muuta oma elu, julgus võtta muutust tänuga vastu ja armastada ennast selle kõige juures, kõikide oma puuduste või piiritlestuste või piiramatuste, kõige selle juures lihtsalt armastada. Ikka armastan ennast ja oi, kuidas ma armastan armastust ja just nendes kohtades, kus ma tunnen, et seda kogemust ma üldse ei armasta, siis armastust armastan ikkagi. Sest armastus, niipea kui armastus tunneb, et me armastame armastust, siis me oleme jällegi armastuse tasandil ja armastus hakkab meid aitama millessegi palju ilusamasse, kui me seda senini oleme arvanud. Ja see on sünnitsükli viimane lühitsükkel, 13-päevaline tsükkel, mis õpetab meile. See viimane selline luuaga pühkimine, et see uueks sündimine saaks ikka täiesti puhtaks, võib tuua sulle arusaamise. Esiteks puudusest, midagi on puudu. Keegi on puudu, miski on puudu, midagi on ikka liiga vähe. Et see, et midagi on ikka vaja veel tervendada, midagi on ikka veel valesti. Et see puuduse tunne ujutada üle armastusega, seda aitabki see viimane energiatsükkel teha.
ja et me tuleme õpipoisi rolli, et me ei läheks uhkeks ja ei harjuks ära sellega, et nii nagu oli, nii jääb, vaid et elu on pidevas muutumises ja see, mis meis saab muutuda, on see, et me saame aru, et mitte mina ei loo küllust, vaid ma olen külluse kanal. Kas ma luban läbi enda voolata tänuküllusel või puuduse küllusel? Tänulikkus hakkab mulle tooma kõike seda, mis mulle meeldib. Keskendudes puudusele hakkan ma nägema järjest rohkem seda, kuidas midagi on puudu, valesti, vähe, võimatu. Siin on vaja kasutada hästi puhtalt lihtsalt ausust. Millele ma keskendun, kuhu suunas ma vaatan. Ja kui ma näen, et ma olen hakanud valest suunast trampima, siis ma olen endaga kannatlik, ei pahanda endaga, vaid keera rahulikult otsa ringi ja hakkan minema tänu suunas, tänulikkuse ja rõõmu ja võimalikkuse suunas. Ja kui ma sinna suunas lähen, siis ma olen koheselt joondunud taas algallika kõrgeima külluse väega ja see külluse vägi hakkab mulle tooma järjest rohkem inspiratsiooni, juhatust, võimalikkust, aga selle eelduseks on see, et ma hoian enda kodu, tööasjad ja enda mõtted puhtad, nii palju kui võimalik. Puhtus on võti. Puhastan. Et kui ma midagi soovitaksin siin sellel viimasel sünni tsükli osas teha, siis see on koristada. Korista kõik ära, mis sul koristada annab, et seal on niisugune fanaatiline koristusperiood 2 nädalat, ma ütleksin. Mitte sellepärast, et midagi on valesti, vaid sellepärast, et ma teen ruumi uuele valgusele, uuele võimalikkusele, uutele kogemustele, mida ma veel võib-olla ei näe. Aga samm-sammult ma juba valmistan ennast ette selleks uueks, kui uus periood algab, siis on minu poolt juba kõik tehtud, et ma saan nagu ludinal lasta oma fookusel minna uude loomisesse, sest et vana on ära koristatud. Kuidas koristada puudust? Tunnetades kohalolu. Kui on rahapuudus, kellegi arvates, et mul on raha liiga vähe, siis kooskõlastada oma mõtted, sõnad ja teod, luua kord oma mõtetes. Kui on partnerlusteemades midagi puudu, mida siis teha? Võta vaikuse aega. Vaikus toob vastused. Kui on tervise teemades mingi puudus, kasvata endas küpsust. Kaeva enda elutarkus välja. Kas on veel midagi? Hoia sõbralikkust. Sõbralikkus aitab sul hoida sind joondatuna heatahtliku universumiga. Kui nüüd on üles kerkinud mingisugune kogemus, kus sa tajud, et sa ikka oled kellelegi justkui nagu ema või isa, kelle ema ja isa sa ei pea olema, sest et need ei ole sinu lapsed, alaealised lapsed, siis õpetada ennast puhkama. Et see on see puuduse tunne, mis sageli ütleb, et ma pean kogu aeg tegutsema, ma pean kogu aeg midagi kasulikku tegema, ma pean tegema seda. Et vahel see, mis meil on vaja ära koristada, on see üle tegutsemine, üle pingutus, üle pakkumine ja lasta kõikidel kanda vastutust sellest, mis on nende vastutus, mitte ei kanna nende eest. Et see päästja rolli vabastamine, et võimalik, et sellepärast ongi väga paljud inimesed, kes kogevad suurt puudust sellest tundest, sest nad on üritanud kõiki teisi ära päästa, aga ennast tahaplaanile pannud, et siis see, mida universum kutsub arendama, on armastus enda suhtes, et ma enam ei pane ennast sellistesse olukordadesse ja annan need rollid vabaks, millega mul tegelikult ei ole head enesetunnet.
Vot siis selline energiatsükkel algab meil 14 august. Selle päeva konkreetne teema on siis see, et peegelda teistele nende tugevusi. Tuleta neile meelde, et sa oled väga tubli, sa saad kõigega hakkama, ma usun sinusse. Mitte ei võta, et jah, sa ikka vist ei saa, ma pean sulle ikkagi appi tõttama. Et tuletada endale meelde enda tugevusi ja teistele, et see on see kõrgem eesmärk, kuhu meid kutsutakse, olla teadlik sellest, et kõikide läbi voolab seesama algallikas ja me ei pea teiste eest olema nende karkudeks või abiratasteks. 15 august võib tuua väga suure taipamise, kus kohas ma olen takistanud endana säramist, enda eheda olemusena, enda väljendamist. See on üks minu kõige lemmikumaid energiasagedusi, sest mulle nii meeldib mõista järsku, aru saada millestki, seoseid näha ja taibata. Et selle päeva energia kutsub taipama ja mõistma, mida ma enam ei kanna selles uues kuutsüklis, mida ma enam ei kanna, mida ma ei vali enda südame karikasse valada, on need kellegi mürgised jutud, kellegi mis iganes mustrid, mis ei kuulu üldse mulle, mis ei ole üldse minuga kooskõlas. Ja ma hoian enda sisemaailma hästi puhtad, see on sellise puhtuse voogu tulemine. Ja sellele aitab hästi kaasa. Tuleb teist korda meile seesama kaart. Taipamine, ma küsin taipamist, ma taotlen taipamist, mida mul on tarvis taibata, et elada kõige väärikama ja puhtaima versioonina iseendast. Ja et ma olen iseenda südamega hästi kooskõlas, et mulle kohe nagu nii meeldib olla see, kes ma olen. Mulle nii meeldib teha seda, mis ma teen. Ja mulle nii meeldib puhata ja lõdvestuda selles, kes ma tegelikult olen. Ja see kõik, see nauding ja see taas enda kergendusse lubamine avab meie jaoks uue ukse. Nii et sellel päeval võib sulle tuua ka selle päeva energia võib sulle tuua ka väga ilusa mõistmise ja juba ettenägemise, mis on see järgmine sünnitsükkel, järgmine 9-kuuline tsükkel, mida see tsükkel sulle looma hakkab. Et siin tuleb kas mingisugune vihje sellele, mõistmine, taipamine, arusaamine, mis on see järgnev eluetapp, kuhu sa nüüd oled sisenemas. Et väga ilus, võib-olla alguses natukene selline raputav päev, aga seejärel kergendusse astumise päev. Ja 16 august tuleb meile energiat hoidma Enhaduanna, ülempreestrinna energia, kes ütleb, et ma olen üks oma hingega ja minu hing on armastuse pärand. Mina olen armastus. Ja kui ilus selle päeva energia Maiasteegi kalendri kohaselt, see on siis südame ja päiksepäev, et südame avatusest annab meile märku see, et ma ei karda enam oma hirmusid. Et need hirmud võivad olla või mitte olla, et ma oskan vahet teha, et hirmud ei ole tõde, hirmud on illusioonid. Ja kui ma mäletan, kes ma olen, et mina olen armastus, siis ükskõik kuhu pimedusse elu on mind pannud, kui ma säran sellest pimedusest, siis mina olen see särav täht, kes näitab mitte ainult endale, aga ka teistele teed, kuidas sellest kohast edasi liikuda. Võib tunduda, et ma ei näe. Ümberringi on teadmatus. Mina ei tea, mis edasi saab, keegi ei tea, mis edasi saab. Aga mina valin muutuse ja sina tood selle muutuse kogu universumile, sa tood maailmale selle uue nägemuse. Mitte läbi ego ja mitte läbi hirmu, vaid läbi selle, et sa tunnistad, et sa oled algallika sõnumitooja. See
on äratus, mida sa ei oska ette näha. sellel päeval tuleb mingi üllatus, mida me ei oska ette näha. väga meeldiv üllatus, väga südamlik üllatus. ja see üllatus ei pruugi tulla välistest sündmustest, vaid sa lihtsalt tead. sa lihtsalt tunned, sa tunned ära midagi. ja kui sa oled selle ära tundnud, siis sa ei lähe enam tagasi sellesse vanasse iseendasse. sa ei teeskle enam, et sa oled teiste moodi. sa ei ürita enam sobituda, vaid sa särad selle puhta iseendana, kes sa oled. ja see otsus ja see äratundmine hakkab liigutama mägesid. sa tõused. see on ülestõusupühitsuse päev. sest sina oled lojaalne oma südamele ja oma hingele. ja nii see on. sellised sõnumid selleks missuguseks nädalaks. ma soovin teile maandust, hoitust, kantust. loodan, et teil sujub kõik imeliselt ja saadan teile südamekallistused kõikide südametele, minu südamelt suured kallistused ja pidage vastu. jah, võib-olla üllatavaid arusaamisi, aga see kõik toob meid palju suuremasse kergendusse, nii et mõnusat ja maagilist voogu, kullakesed. aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. olge õnnistatud.